Ülesannete või kodutööde andmiseks ja haldamiseks on Iliases vahend nimega harjutus. Ülesande sooritamiseks õppija laeb üles faili, näiteks vastuste või esseega, või postitab need Iliase ajaveebi või e-portfooliosse. Selles videos näitan, kuidas luua ja hallata esimest tüüpi faili üleslaadimisega ülesannet. Ülesande saad luua kursuse sisse, gruppi, kausta või mujal Iliases, kus sul on sisu lisamise õigus. Ülesande loomiseks ava uute üksuste rippmenüü ja vali harjutus. Lisa ülesande nimi ja soovi korral ka kirjeldus. Mõlemad saad hiljem muuta. Jätkamiseks klikka nupul Lisa. Nüüd ava ülesanne klikates selle nime peal. Avaneb ülesande sooritamiseks vajalike tööde leht. Töö lisamiseks klikka sõnal Muuda ja siis nupul Lisa töö. Avaneb uue töö omaduste leht. Esmalt saad valida töötüübi ehk määrata, kas õppija peab selle töö failina üles laadima või postitama Iliase ajaveebi või e-portfooliosse. Anna tööle ka nimi. Määra töö esitamise tähtaeg. Soovi korral saad määrata ka töö algusaja ehk hetke, mil tööjuhised õppijatele nähtavaks saavad. Järgmiseks vali, kas konkreetne töö on kogu ülesande sooritamise seisukohast kohustuslik või mitte. Kohustuslikud tööd peavad olema sooritatud, et kogu harjutus oleks arvestatud. Lisa tööjuhised ja lae üles asjasse puutuvad failid, näiteks lugemismaterjal. Nii juhised kui ka failid esinevad ülesande sisus ning laekuvad õppijale ka Iliase postkasti, kui harjutust talle meiliga saata. Töö kinnitamiseks klikka nupul Salvesta. Ülesanne on nüüd õppijatele nähtav ja avatud. Välja arvatud juhul, kui määrasid ülesandele hilisema algusaja. Ühte ülesandesse võid luua mitu tööd. Ilias aitab sul jälgida õppijate edasijõudmist. Selleks ava seaded ja määra, kas kogu ülesande sooritamise kriteeriumiks on kõigi kohustuslike tööde või teatava miinimumarvu tööde esitamine. Ülesande määramiseks teatud õppijale või mõnele grupile või kursusele ava ülesande menüüst tööd ja hinded. Vajadusel kasuta seal samas olevat kasutaja otsingut. Kui ülesanne asub kursusel, on sul kõige mugavam anda käsk lisa selle kursuse õppurid. Õppijad ülesande menüüs töid ja hindeid ei näe. Küll aga saavad nad pärast tähtaja kukkumist vaadata üksteise töid, kui aktiveerid seade nimega avalda kõik tööd pärast tähtaega. Kuidas näeb temale määratud ülesannete õppija? Tutvunud tööjuhistega, töötanud läbi juhendaja lisatud failid ning saanud oma töö valmis, klikkab ta selle saatmiseks nupul Esita töö ning loeb oma faili või paketi üles. Juhendajana näed laekunud töid ja saad neid hinnata tööd ja hinded lehel. Mitme tööga ülesande puhul jälgi, et oled rippmenüüst valinud õige töö. Töö juurde saad lisada nii märkmeid endale kui ka kommentaare õppijale. Kommentaari juurde võid üles laadida pildi, helifaili või video. Kõiki ühele tööle laekunud faile saad korraga alla laadida.
Selleks klikka nupul lae alla kõik saadetud failid. Töö saad hinnata kas läbituks või ebaõnnestunuks. Soovi korral ka numbri või tähega. Andmete saatmiseks süsteemi ehk kinnitamiseks vali rippmenüüst salvesta ja klikka OK. Õppijale ilmub juhendaja antud hinne ja kommentaar vastava töö kirjeldusse. Kui soovid näiteks tähtaja lähenedes mõnele õppijale konkreetset tööd või ülesannet meelde tuletada, tee linnuke vastavate nimede ees, vali rippmenüüst saada töö e-kirjaga ja klikka OK. Õppija saab meeldetuletava e-kirja koos tööjuhiste, tähtaja, failide ning hiljase lingiga. Lõpetuseks tutvustan laekunud tööde ja nende tulemuste ülevaateid. Tööde vaates näed korraga ja saad hinnata kõiki ühe töö kohta laekunud vastuseid. Õppuri vaates on aga korraga sinu ees ühe õppija kõik tööd. Hinnete vaade on tabel, milles kohtuvad tööde vaade ja õppuri vaade. Siin näed ühe õppija tulemusi kõigi tööde lõikes ning saad talle anda ülesande koondhinde koos kommentaariga. Kommentaar ilmub õppija edasijõudmise raportile selle ülesande kohta.